nii, nüüd tuleb hakata neid kleepima siin, et väga paras ettevõtmine. mõni on ka kehva luutanud. kui 1000 tükki võtad, siis neil läheb seal Aliekspressis silme ees kirjuks. mitte üks leht ei maksa, aga üks tükk maksab. ilmselt tal sai kõrini sellest lõikumisest, et teha võimalikult väike pakk. nii. selle poolega on siis kõik nendega.
punased meeldivad rohkem, aga iga kord neid ei ole ka nii palju. Tuleb panna midagi vahele. Uus magnetiga ennast ei saa. See ei ole eriti hea. Nii. Davids.
Deep revenues. Teip on pärast ära võtta.
spinghialo. Grazie a cella. Taping slabs of material is nowhere.
võin ikka veel panna. Nii võib panna seda. Nii. Kui see asi paigas ei ole mõtet üldse keevitama, kui ta osasid saab keevitusaeg. Kui juba natukene kinni on, siis ta ei lähe kuskile.
Siin natukene käega surun. Üldiselt on see ka hea. Nii. Hakkab nagu saama. Nii. See jääb siia nüüd nii kauaks, kuni see asi on valmis. Teine pool tuleb ka keevitada ja kõigepealt üks pool korda ja siis ta on kinni ka, kui juba natukene korraks saab. Siis tuleb need asjad kõik ära võtta. See plaat panna siia. Siis kleepida paber. Seesama asi. Ja siia ringi keerata. Seda on vaja veel sättida mõne koha peal. Sinna otsi ka. Nii nüüd on.
kui kinni saab keevitatud, siis ta läheb kohe jäigaks. Siis ta ei lähe mitte kuskile. Siin on vaja palju liigutada ei maksa. Alguses, kui esimest rida keevitada, siis tuleb hoida. Nii, hakkab saama ka juba. Nii, mässamist oli, aga üks pool on enam-vähem. Et ühe poolega on kõik, siis on teine pool ka. Kasutasin selliseid asju ka ja läheb natuke kallimaks, siis läheb. Lihtsalt mõnes kohas on vaja topeltada. Et see pool on siis nagu kõik. Et siia otsa peaks mahtuma veel igasugune PMS. Ma ei tea, need muidugi paksemad mahub ära küll. Tulevad õhus ka sealt. Eelmine võttis küll tuld, aga ma ei tea, kas ma seda üldse hakkangi kuskil kasutama. Need tava BMS-id on tavaliselt sellised, et kui siin mingi purk läheb täitsa 0 voldi peale, siis ja kui need on niimoodi lühises, et vool jookseb nendest läbi ja tuleb siia, siis ta ongi niimoodi, et laeb selle terve aku üle ja seal on mingi 460 volti on igas S-is sees, et siis on ta, nagu öeldakse, juba kannis. Alla selle siis on veel midagi võimalik, aga üldiselt see võib-olla see ülevolt ei teegi väga palju paha, kui palju paha teeks see alavolt, et kui ikka alla 250 läheb, et siis 260, 250 ja alla selle on siis väga palju sealt midagi lootust ei ole. Ülevoldi muidugi saab lihtsalt olla, aga neid alumise ülest, kui seal on mingi pool volti, siis on trügimägi ja 1 voldiga, võib midagi katsetamiseks 260-ga, siis veel ehk võimalik, et midagi seal saaks.
aga tavaliselt need elemendid lubavad laadida päris madalale alla, seda peab uurima, et seal osad on 2,5 voldi peale, 260 peale, mis lubavad maha laadida ja siis laadida 420 peale ja niimoodi 600 tsüklit. Ma ei tea, sest see ikka lubab päris palju, aga kui sa seal päris seda 420 taga ei aja ja päris madalale ka ei lähe, et siis ehk ei juhtugi midagi ja kui pool akut on, siis võib-olla kohe ei olegi mõtet laadida, laed siis, kui tead, planeerid, et on vaja minna sõitma. Et laed siis, kui on vaja sõita ja sõidad selle 420 voldi igast testist maha ruttu. Häda ei tee neile midagi. Siin on vaja jah veel, siia ma pärast panen 0,2 nikli veel siit üle. Siit on negatiivne ja positiivne tuleb siit. Selle ma panin juba nende tükkidega ja siin tagant üks vähe parem. Siin ta jaotub ilusti ära, et siin ei ole midagi. 3 kilovatistes akudes tehakse nii. Pannakse 0,15 ja peab ka vastu. See ongi põhimõtteliselt niimoodi, et kui ikka mingi jama juhtub, siis ehku peale äkki põleb siit läbi. Et siis ei juhtu midagi halba ka. Kui mõni element lühisesse läheb, siis tõmbab selle paki alla niikuinii. Aga kui on liiga lahja ampritega elemendid, siis võib tuld ka tulla. Siin on veel vaja lasta punktid peale, aga nüüd saab selle teibi ära võtta. Kohe ei taha lasta, et jahtub maha ja siis lased uued 2 punkti peale. See pedaal on muutunud ka väga tundlikuks. Kaamera ees on ka jama läheb järgi. Siin pole midagi. Paned vastu, vajutan. See on nii, ma ei tea, ma ei ole seda pedaali ära. Ta vajutad alla ja siis mingi klõps võid käia ja tõstad üles, siis kõik klõps. See on jumala. Sellise pedaaliga ei saa kiiresti teha. Sul on automaatne režiim ka, et nii kui vastu paned, kohe käib laks. Mingi mõne aja pärast. Ma ei ole seda proovinud, kui efektiivne see on. See pedaal on saab, aga aega võtab. Tegelikult palju siin seda kiirust vaja on. Seda on vaja rohkem, et oleks ikka paigas ja kinni.
turvameetmed oleks tagatud. Visatakse ringi. See on muidugi jama. Ega tal kuskile minna ei ole. Nüüd tuleb selle paika sättida. Aga ta on seal toimuda. Aga sellest otsast on. Teibi võib ära võtta.
ei ole. Enam kisu ka. Väga. Sellest on juba kõik paigas. Siin on laksu kätte saanud kuskil. Pole siis üle tuld võttis. Seda ainult veemees sai. Tegelikult alles siit küljest. On ju tegelikult. See nurka laksu ära. Seest otsustada üldse teha. See on nii palju tööd on. On ilmselt. Nendest samadest.
panna lihtsalt siia sisse. Et seda asja ei juhtuks. On natuke. Nii midagi on vahel. Mis ma? Teine karp on siin olema. I just siit oli ära mältinud, aga need vanad elemendid on sellised, et siin on kõrgem stants. See on kõrgem ja natukene rapumist ja nühkimist ja ongi see eitsrink ära kulutanud ja lühis kohe tuleb ja siis push. Neid vanu ilma spaceriteta kasutada ei saa. Ja need, mis ma välja lõhkusin siin vanast, seal oli selgelt näha, et just selle sama koha peal, nii ülevalt kui alt ja mõnusalt oli kohe läbi elemendi keevitud, niimoodi kohe mitmest. Kui see siin vahel on, siin on seda rappumist ka omajagu. Panna need, et just seest otsa siin laksud tulevad sisse. Tuleb ilusti ettevaatlikult ära lõigata. Ei tea, palju ma seda manti siia vahele saan panna. Aga selle BMS-i jaoks väga palju ruumi ei ole. Natukene on, teine on vähe lühem ka. Pärast tuleb paber siia peale, seesama kleepida. Nüüd tuleks vähe kõrgem, et see niikuinii see veeprobleem tuleb. Ma ei tea, kui ilmselt MacGyveri teibiga tal saab vee kindlaks. Aga see teib, mis niisama oli vesi läinud sisse ja
mingi lõhis ja või selline halvaks minemine ja siis need kulutuskohad ja ükskord oli tuli taga. muidugi ratas maha ei põlenud, lihtsalt teeb oma törtsu ära ja ratta sees vaevalt midagi hullu juhtub. Elektrirattal on hea, võtad lööd jalaga, on see aku küljest läinud, oleneb mis kinnitus. Pakiraami akut sealt seda muidugi kätte ei saa, aga raami küljes akut sa võid jalaga lüüa, see lendab minema. aga niigi on see video päris pikk, et davai.